No nii, tere armsad neitsid. Tundsin, et teil on ka vaja ühte sõnumit, kuigi see tõe sõnum on midagi sellist, mis ma tajun, et mingis mõttes ma võiks öelda, et esimene nagu vastus on, et me teame juba kõike või me ei pea enam midagi teadma või nagu me teame, et neitsi üks supervõime on teadmine, neitsi lihtsalt teab asju. Nii, aga hoolimata sellest, et te teate, võta või jäta, kas sa resoneerud sellega või sa ei resoneeru. Vaatame siis, mis on sinu tõe sõnum, ehk siis see võib-olla see aspekt, mis jääb sinu neitsi detailsest vaateväljast kaugele. Neitsi tihtipeale on hästi hea igasuguste detailide ja sellise nagu detailse mikroskoopilise tööga. Aga mõnikord tal jääb nagu see suurem pilt või kaugem pilt nägemata. Et vaatame, mis on see, mis on sul justkui kõrval või nina ees ja mida sa siis ei näe. Et ma tunnen, et see kuidagi on oluline, et on midagi, et ma pean sulle rääkima millestki, mida sa nagu, mis on justkui su kõrval, aga mida sa ei näe. Tuleb selline keisrinnaga, tuleb see lausa dreaming new worlds into being, et nagu uusi maailmu sünnitades või uusi maailmu nagu ellu unistades. Uusi maailmu ellu unistades. Hästi palju avaraid energiaid on, et ma tunnen sellist suurt avarust või võib-olla ka mingit sorti vabanemine on sinu viimase teema. Avarus on ümber ja mulle kuidagi tundub, et see avarus isegi kohati on nagu hirmutav või tekitab teatud sorti kõhedust sinus, et see kõik on nagu ümbert ära lagunenud. Ja isegi mitte halvas mõttes, vaid kuidagi lihtsalt, et kõik müürid on langenud, Berliini müür on langenud. Kõik müürid on langenud ja sa hõljud kuidagi nagu avaruse käes või nagu hõljud nagu kuskil. Ja see selgitab seda, miks sa pigem nagu tahad olla selles keisrinna energias, kus sa lihtsalt paned silmad kinni ja unistad. Või lihtsalt nagu sulged silmad ja oled. Et see on lihtsalt lihtne nagu olemine, et see avarus on see avaruse tunne või see hoomamatuse tunne su ümber lihtsalt, et sa kõnnid keset tühjust või sa eksisteerid nagu keset ei midagi. Mis sind võib-olla siis hoiab või laseb sul keskenduda on töö. See töö võib olla seotud õpetamise, kirjutamise, mingit sorti nagu hästi maise aspektiga, see võib olla ka mingi raamatu pidamine või midagi, mis on hästi maine, mida sa teed laua taga, mis on nii-öelda office job, et kontoritöö, midagi, mis on seotud nagu hästi nagu detailidega. Ja siin tekib see vastuolu mul, kui ma vaatan kaarte, et ühest küljest on see lõputu avarus nagu elu, universumi, see suur ookean, kus sa hõljud ja elad ja kus põhja polegi all ja teisest küljest on mingisugune, ma ei tea, nagu see Exceli tabelis mingisugune rida, kus sa oled kogu oma olemusega sees, et hästi kummalised vastuolud on see avarus ja see ja mulle näib, et selle avaruse nagu üks aspekt on õppida eksisteerima selles, et kui me vaatame seda maailmakaarti, jah, ta sümboliseerib lõpetatust, jah, ta sümboliseerib lahtilaskmist, jah, ta sümboliseerib nagu ringi täis saamist, et siin on see madu, kes saab oma ringi täis, mingisugune, et sa oled millestki nagu nii-öelda saba suhu saanud või sa midagi mõistad, sa õpid selles tühjuses elama või õpid nagu selles ei millestki ka midagi võib-olla looma, et see on mingisugune loomeprotsessi nagu osa ka, et kuidas nüüd selles uues olekus nagu eksisteerida. Et ja sellepärast võib-olla see keisrinna on nii-öelda loogiline ka, sest keisrinna sünnitab uut maailma, on ju.
see on mingisugune nagu loome aspekt. Tunnen vajadust mainida ka seda, et praegu liigub Põhjasõlm Kalades ja Lõunasõlm liigub veel praegu Neitsis. Ehk siis, kui sa oled Neitsi, kes on sündinud selle Neitsi tähemärgi alguses seal augustis, siis sinu jaoks on see lahti laskmise nagu ühest küljest detailist lahti laskmise protsess ja teisest küljest nagu kalaliku avaruse tundmaõppimise protsess. Et sa võid olla selle protsessi käes praegu ja selle protsessi käes sul on see, et kuidas ma eksisteerin selles lõpmatuses, tundes ennast samal ajal turvaliselt. Et see ring sinu ümber nagu tekitab, see mull tekitab nagu turvatunde, ta on nagu turvaline nagu ja ühe tsükli lõpp ka, et meil see Mao aasta lõppes hiljuti siin on ju, nüüd on meil juba käes on hobune, aga see Mao aasta nagu sinu jaoks oli ühe tsükli nagu lõpetatus ja nüüd on see, et see uus aasta, mis on käes, et pärast Mao aastat järgnev siis hobuse aasta on see uue nagu tsükli nagu käima lükkamine või nagu jah, käima lükkamine. Mis on veel, mis Neitsil tahetakse öelda? Kas siin on mingi lisasõnu? Siin on mingisugune nagu energia, tähelepanu või distraction on see sõna, mis mulle tuleb, tähelepanu kõrvale juhtimine. Et mulle näib, et siin on et sa saad aru, kui miski tahab sinu tähelepanu röövida või sinu energiat röövida ja sa ei taha sinna suunda vaadata. Et kui muidu on see, et miski ajab nagu pea sassi või miski nagu kuidagi tõmbab nii-öelda mingisugustesse pusadesse, siis sinu puhul on see, et sa tajud ära ja sul on nagu mind ei huvita, mis te siin teete, kaduge minema. Et sa saad aru, kui su tähelepanu hajub või su tähelepanu läheb mujale ja sa tõmbad selle fookuse kogu aeg nagu tagasi sellele nii-öelda õigele rajale või sinu jaoks nagu õigele rajale ja siin on tegemist südame ja emotsiooni nagu energiatega, et see väga huvitav info. Sa tead, et sa nopid vilju ainult siis, kui sa oled päriselt omas südames ja siis tuleb siin vähk, nagu vähk. Mulle tundub, et see on tähtkuju vähk. Kas sul endal on midagi vähis, kas kuidagi vähk on nagu märkimisväärne, vaid nagu vähk, et nagu vähk. Vähienergia on seotud ka emotsionaalsusega, et siin võib olla midagi nagu emotsionaalsusega seotud, mis sul on nagu, et sa säilitad oma kuninganna positsiooni siis, kui sa lubad nagu kõigel juhtuda, kaasa arvatud ka sellel, kui sul on valus, et see nagu olemine kõikides emotsioonides on see vastus, mis siin tuleb, et olemine kõikides emotsioonides, et sa isegi siis, kui miski su tähelepanu nagu väljast ära pöördub ja sa pead nagu silmitsi seisma iseenda mingisuguse emotsiooniga, sa valid selle, sest sa tead, et tõeline nagu, et sinu nagu tõeline rikkus või tõeline nagu viljakus tuleb sellest, kui sa jääd nagu oma emotsioonile ja südamele truuks. Et siis sa oled, siis sul on rikkus, siis sa korjad vilju ja siis sa nopid neid vilju. Et sa ei hakka üldse, et sa ei hakka, et see on mingid vähilikud omadused, mis sinus võib-olla ka esile kerkivad või mille kallal sa nagu oled töötanud või mingisugune, võib-olla sul on ka mingi asetus sünnikaardis vähis, on ju, et mingi asi, mis nagu toob sulle kasvu läbi emotsionaalsuse või läbi emotsioonide. Ja see on nagu iseenda sees olek emotsioonis, mitte see, et sa lähed ja lahmid seda kuidagi välja. Ja mingi hetk, ma vaatan, mis sellega siin on, ma päris täpselt ei saa aru, ma pean panema siia võib-olla natuke mõned täpsustavad kaardid. Siin tuleb välja sauade 3 müntide baas. Sauade 3 müntide baas.
huvitav on see, et sa võid mingi hetk tunda väiksust, et sul on nagu ühest küljest hästi suur selline hästi palju nagu tajud, kõik on nii toodud avar, on ju, siis on see, et sa mingi nusserdad kuskil mingi väikse detailiga ja siis lähed täiesti sinna sisse ja sellest tekib omaette maailm ja siis sa tunned, et appi, see kõik on nagu nii tühine või nii väike või nagu seda avarust või ruumi ei ole. Ehk siis, kui sul tekib see tunne, et sa oled nagu mingis mõttes nagu kitsikuses või noh, kõik on nii lihtne, kõik on tavaline, kõik on nii igav siin, siis see on ainult üks faas, ülemineku faas, et sul tekib uus nägemus või nagu see trepp läheb lahti, kus sa saad aru, et mis on see, mida sa oled nagu külvanud ja mida sa parajasti korvad, kõik, mis on südamega seotud, südamega tehtud tööviljad põhimõtteliselt tulevad siin. Ja siin on ka suurem stabiilsus seoses töö ja raha asjadega, et kuidagi nagu, kui sa võib-olla oled tundnud, et ei ole konkreetsust, et ei ole nagu, et sa ei saa aru, mis on see asi, mis sa tegema pead, siis siin on konkreetsus, siin tuleb konkreetsus ja siin võib olla see, et sa võid isegi nagu, et sa võid mingi hetk tööle nagu keskenduda. Sa võid tööle keskenduda, jah. Mõtlen, kas ma oskan siit seda edasi tõlgendada või ma siit tunnen, et mul on nagu lõpetatus, sest ma ühest küljest tunnen, et see on lõpetatus, et ma ladusin küll kaardid edasi, aga ma tunnen, et siin on see edasiminek on selline nagu, et üks kõige võib-olla olulisemaid asju on see, mis puudutab nagu suhteid. Et vali need inimesed, kes tahavad näha sind kasvamas, kes tahavad näha sinu kasvu, kes ütlevad sulle nagu jaa või kes tahavad näha sinu progressi, mis toetab sinu nagu kasvu, mis toetab sinu materiaalset kasvu, mis toetab sinu nagu maist heaolu. Et üks asi hoolimata kõigest, mis siin kaardid näitavad mulle veel siin mingisuguseid lugusid, aga ma ei võta neid praegu tõsiselt, sellepärast et ma ei taju seda, et ta oleks nagu hinge tasandi nagu jutt, aga ma tajun seda, et alati see, mis tuleb, mis sinu hinge tasandit kõnetab, on see, mis toetab sinu kasvu, sinu materiaalset kasvu, sinu materiaalset heaolu, sinu finantsilist heaolu. Inimesed, kes toetavad sinu finantsilist heaolu, kes tekitavad selle turvatunde. Ja see ei ole nagu materialism või nagu ahnus, vaid see on nagu see, et inimene, kes oskab panna asju kasvama. Sa ise võid olla see inimene, kes oskab panna asju kasvama. Ja sul on vaja ümbritseda või sa pead märkama enda ümber inimesi, kes tahavad näha sinu kasvu ja kasutama neid võimalusi. See müntide 7 on nagu ka kuidagi siin ma tajun, et on võimaluste kasutamine. Võimaluste kasutamine, jah. Aga ma korjan siit need kaardid kokku. Mulle tundub praegu, et minu suu siinkohal, et ma võin oma suu kinni panna, ma ei pea rohkem mitte midagi ütlema. Ja kõik, kes tunnevad, et nad tahavad nagu midagi juurde küsida või see kuidagi kõnetas ekstra, siis vabalt võite kirjutada, Facebooki lehekülg on siin all. Ja ütlesi, kes tunneb, et tahaks nagu suhtevaatlust, siis jätkuvalt 2 naisele on mul pakkuda 2 soodushinnaga kohta tarokaartidega vaatlusega. See ei ole tulevikuennustus, ma lihtsalt vaatlen, mis on ja ma kirjeldan. Tulevik võib seal kuidagi välja kooruda, aga ei pruugi. Võt nii, olge tublid. Tšau!